suitsu laiali laotab, mees otsib midagi korstende seest. Korstab ja tule ikka jälle korsten. Praegusel ajal, kui on augustikuu veel ja ilmad ju läksid alles soojaks ja mõnusaks, siis kui palju üldse näiteks teie kliendid mõtlevad selle peale, et kohe-kohe tuleb sügis ja jumal teab, kui külm see tuleb? Loodetavasti ikkagi ei jäeta kõige viimasele minutile, sest tundub, et juba on aktiivsemaks meie külastus läinud, et küsitakse pakkumisi ja käiakse vaatamas, et milliseid lahendusi üldse on võimalik panna majadesse, korteritesse. Palju tahetakse ka abikütte lahendusi selles suhtes, et kui just enne kütteperioodi lõppu või peale kütteperioodi, siis et kui keskkütte välja lülitatakse, et siis oleks ikkagi abilahendusena või siis suvil ka jahutuseks on vaja teinekord soojuspumpa, et nüüd olid just kuumad ilmad, et siis küsiti ka selliseid asju, nii et ütleme, et ikkagi jah, mõeldakse nii hetkeseisu peale kui ka tuleva talve peale. Missuguste toodete vastu, mida teie siin pakute, kõige rohkem huvi tuntakse ja missuguseid teie tegelikult ise soovitaksite? Täna võib-olla kõige rohkem, küsitakse keskkütte lahendusi võib-olla, et kuidas oma olemasolevaid lahendusi mugavamaks teha ja teiseks ka kasutegurit tõsta, et oleks kasulikum või küttekulu väiksem nagu selles suhtes. Jällegi tuleb lähtuda ikkagi individuaalselt majapidamisest ja ka kliendist, et kuidas on tema soovid. Et me ei saa nagu üheselt võtta, et võt see on ainuõige lahendus. Et ikkagi, kui on ikkagi tahab ahju, siis peab tema selle ahju saama või võib-olla sobibki sinna maja ainult ahi, et siis ongi. Aga variant on näiteks, kui on mugavus, siis on pelletikütte lahendus, on täna selline mugavam lahendus või siis soojuspump, et mis on automaatselt nagu kütavad ja ei pea muretsema, et pean koju minema, et tuba kütma, et selles suhtes on nagu see automaatika on ikka päris palju abiks aga jah, et iga majapidamisse ikkagi tuleb läheneda individuaalselt, et vastavalt sellele majapidamisele. Otsustanud, et tema tahab ka oma kodu soojemaks kütta just teie nõuannete ja abiga, siis kui kiiresti kogu see protsess toimub, et millal siis kodu soojaks saab või vastavad vahendid koju paigutatud? Et kui nüüd täna tellida, no siis ma arvan, et kuskil paari kuu pärast on meie töö, jah, paraku küll, et nüüd on juba läinud selles suhtes ikkagi suht aktiivseks, et nii et meie tööde järg on jah kuskil seal, aga oleneb asjaolust, et mida just keegi tahab, et kui on selline lihtsam asi võib-olla, et seal paari tunni töö ainult, siis saab võib-olla vahepeal ka käia ära paigaldada või teha, aga üldiselt on jah, sellised suuremad lahendused on jah 1,5 kuud kuskil niimoodi ja kuni 2 kuud. Missugused on inimeste sellised probleemid, võib-olla ka infopuudus, mida ei teata, aga võiks näiteks? Eksitakse võib-olla on see täna just, et ei anta piisavalt hapnikku elamisse, et ehitatakse nii tihedad oma elamised, mõeldakse, et sellega siis hoitakse sooja kokku, et sooja kaduma ei saa, aga tehakse paraku karuteene omale, et ei ole õhuvahetust piisavalt. Et peab ikkagi selleks, et kuskil et põlemisprotsess näiteks toimiks, on vaja hapnikku. Ja kui seda hapnikku sinna elamisse ei tule, siis paraku ei toimi ka korralikku puhast põlemist ja siis hakkavad pigitama küttes, on tahmama, siis tekivad tahmapõlengud ja nii edasi. Teie salongi sisse astudes on üks kena stend, kus on igasugused toredad sildid ja teie olete Eestis ainus, kes neid silte teeb. Mailitud tänavasiltide tootjatest peaksime küll olema, et muidugi võib juhtuda, et keegi on kuskil hakanud tegema, aga üldiselt jah, et see on nüüd see endine Rakvere emaili töökoda, et üritame sellel nagu ikkagi veel hinge sees hoida, võideldes siin nende kleepsude ja selliste siltidega, et eks see emailitud silt on ikka natukene väärtus oma, et teda ei kahjusta, ei tuul, ei vihm, ei päike, et ta peaks ikkagi säilima pikemalt
aega, kui jah, ütleme, et ikkagi 20-30 aastat peaks selle sildiga küll olema. Nende siltide peal on näha lausa fotod. Ja nüüd oleme leidnud ka koostööpartneri, kellega koos saab siis panna sinna ka foto ja mailitud sildile, teeme siis siin aluse ja siis paigaldatakse sinna siis foto peale, et nii et päris ilusad ja huvitavaid silte on tänapäeval juba võimalik ikkagi teha. Korstnapühkija riietus ei ole teil nüüd lihtsalt kaamera jaoks pandud valmis, vaid te olete ikkagi ka selle töö peal ja kui tihti teil tullakse seda nööpi keerutama, et ma ei saa kiusatusele vastu panna, ma pean ka samamoodi kruvima seda. Eks ikka üritatakse ja keeratakse ikka jah, et ka objektidel käies ikka keeratakse nööpi ja soovitakse salasoovi, et tänava pealgi, täna küll käime vähem mööda tänavat, et liigume ikka tehnikaga, aga üldiselt ikka päris palju tullakse liigi nööpi keerama. Õpime selle tehnika nüüd selgeks, et kõigepealt ma pean nööbist kinni võtma, keerutama ja samas siis ka soovima. Salasoovi soovima, jah. No kas ma nüüd just endale seda sooja kodu soovin, las see jääb minu saladuseks, aga teil on vist endal päris hea, et muud kui kruvite nööpi ja soovid täituvad? Ei oska öelda, pole selle peale tulnud, et ise oma nööpi keerata ja äkki täituvad, et peaks proovima, jah. No igal juhul ma loodan, et minu soov täitub ja kui te tänava peal näete sellist meest, siis haarake nööbist ja soovige. Laiali laotab, mees otsi